Selles videoklipis vahendan Mikk Randstromi filmisoovitusi 18+ vanuserühmale. See on kindlasti, ma arvan, üks raskemad vanuserühma selles mõttes, et oma kindla maitse ja eelistus on juba välja kujunenud. Aga ma olen täiesti veendunud, et sellest Miku nimekirjast leiab igaüks endale midagi põnevat vaadata. Ja asumegi selle nimekirja juurde. Nimekiri ise näeb siis välja selline. Top 6 filmi, mida Mikk kindlasti soovitab sul vaadata, kui sa ei ole seda juba teinud. Ja vaatame, mida siis nende filmide kohta võime internetist leida. Esimene film, mida Mikk soovitab, on 3 reklaamtahvlit linna serval. See on kindlasti film, mida ma ka isiklikult soovitan, kuulub ka minu suurte lemmikute hulka. Ja kui sa oled üks nendest, kes vaatas ka minu intervjuud Mikuga, mille võid leida siis siit meie YouTube'i kanalist, Kristiine Noortekeskuse YouTube'i kanalist või ka Kristiine Noortekeskuse Facebooki lehelt, siis sellest filmist on meil ka temaga intervjuus juttu. IMDB's on see film saanud 8,2 punkti 10 võimalikust, mis on väga hea tulemus. Tegemist on komöödia, krimi, draamaga. Ja film on Ühendkuningriikide ja Ameerika Ühendriikide koostöös valminud projekt. Ja filmi keeleks on inglise keel, mis tähendab seda, et kellelgi ei tohiks selle filmi vaatamine suurt muret valmistada ja subtiitrid ei pea otsima hakkama. Vaatame, mida selle filmi kohta Rotten Tomatoes on öelnud. Kui sa ei kasuta Rotten Tomatoes ise, siis julgen soovitada. See on üks lehekülg, kust mina vaatan järgi, kas mingit filmi vaata või mitte. Seda küll tavaliselt siis, kui on mitme filmi vahel valida, et enamasti ma siis ka annan kõikidele filmidele võimaluse, aga kui ma näiteks tahan õhtul valida 2-3 filmi vahel, siis tihti on Rotten Tomatoes just see lehekülg, mille hinnangut ma usaldan ja mille järgi ma valin just selle parima välja, mida mingil kindral õhtul vaadata. Ja Rotten Tomatoes on see film saanud filmikriitikutelt 90% 100 võimalikust ja tavavaatajatelt 87% 100 võimalikust protsendist. Et siin ongi 2 erinevat hindamisgruppi, nagu näed, et üks on filmiga lähemalt seotud inimeste hinnang ja teine on tavavaataja hinnang. Liigume nüüd teise filmi juurde, milleks on tõeline romanss eesti keeli, inglise keeles True Romance. Film on saanud 7,9% 10 võimalikust. Tegemist on 93. aasta filmiga. See on krimi, draama, romantiline film. Ja vaatame, mis selle filmi tootja kohta on öeldud. Tegemist on Ameerika Ühendriikide ja Prantsusmaa ühistoodanguga. Ja keelteks on inglise keel ning itaalia keel. Et itaalia keelse osa jaoks on ehk sul vaja siis leida subtiitrit, mida jaoks peaks olema raske teha. Kindlasti on näiteks Open Subtitles need olemas, kui sul on need vaja. Ja vaatame, mida selle filmi kohta ütleb ka Rotten Tomatoes. Ka Rotten Tomatoes on see film väga head hinded saanud. Filmiekspertidelt 92% 100 võimalikust ja tavavaatajatelt 93% 100 võimalikult, nii et üsna sarnane hinne on mõlemalt grupilt. Nii head hinnate puhul tekib küsimus, kui natuke seda filmi treilerit vaata, mida me siis võimegi nüüd koos teha. Saada mingi väike aimdus, milline see film on. From the director of Top Gun and Beverly Hills Cop 2. Hello, baby! Clarence? A con man. That's where we got the letter. The ship letter? What letter? A call girl. Huh? She full on fire, what? She seems very nice. Nii, tegemist on tõelise staaride paraadiga, kes siin filmis mängib ja minul igastahes juba huvi tekkis selle filmi vastu. Aga läheme 3. filmi juurde, milleks on Cinema Paradiso. Tegemist on 1988 aasta filmiga ja IMDB's on väga hea hinne, 8,5% 10 võimalikust. Tegemist on draamafilmiga ja kerime alla.
ja filmi tootjariikideks on Itaalia ning Prantsusmaa ja film ise on itaaliakeelne. Nii et selle filmi puhul kahtlustan, et kui sa ei ole just itaalia keeles väga-väga hea, siis on sul vaja subtiitreid. Nii et otsi need internetist kuskilt ülesse. Näiteks opensubtitles.com on üks koht, kus võimalik need internetis subtiitrid leida. Ja vaatame, mida selle filmi kohta ütleb Rotten Tomatoes. Ka Rotten Tomatoes on see film väga head hinded saanud. Filmispetsialistidelt 91% 100 võimalikust ning tavavaatajatel 97% 100 võimalikust. Ja jällegi, kui on juba mõlemad protsendid üle 90, siis on kiusatus vaadata, milline on selle filmi treiler ja seda me nüüd jällegi teeme. 12 years ago, master filmmaker Giuseppe Tornatore won the Academy Award for Cinema Paradiso. Now Miramax Home Entertainment is proud to present Cinema Paradiso, the new version. This Miramax Collector Series DVD is digitally remastered, fully restored, and includes more than 51 minutes of never-before-seen footage. Nii, ma arvan, et ka siit said väikse aimduse, milline see film on. Jällegi minul tekkis soov see ära vaata, sest ma ei teagi miks, aga see on mul tõesti ka üks film, mis on nägemata. Liigume järgmise filmi juurde, milleks on Animal Kingdom. Tegemist on 2010 aasta filmiga, saanud 7,3 punkti 10 võimalikust IMDb-s. Filmi žanriks on krimi-draama. Ja vaatame, mis on selle filmi tootjariigiks. Filmi tootjariigiks on Austraalia, mis tähendab, et loomulikult ka filmi keeleks on inglise keel. Ja ka siin vist ei pea pead murdma, kust leida filmile subtiitreid. Viskame vilgu jällegi ka Rotten Tomatoesele, mis annab filmi spetsialistide hinnangul 94% 100 võimalikust ja tavavaatajate puhul 83% 100 võimalikust. Nii et jällegi väga korralikud hinded. Liigume 5. filmi juurde, milleks on Ükskord ammu Ameerikas ehk Once Upon a Time in America. Väga-väga legendaarne ja kuulus film. 1984 aasta tehtud. Väga kõrged hinnangud IMDb kasutajatelt 8,4% 10 võimalikust. Tegemist on krimi-draamaga. Ja vaatame, juba siin on küll aimata, aga jah, filmi tootjariigid on Ameerika Ühendriigid ja Itaalia. Ning keelteks on inglise, itaalia ja prantsuse keel. Nii et pead igaks juhuks ettevaatlik olema, kui sellele filmile endale ei ole sisse juba ehitatud subtiitreid itaalia ja prantsuse keelse osa jaoks, siis ehk pead siingi subtiitrid kuskilt mujalt veel juurde muretsema. Vaatame, mida filmi kohta on öelnud Rotten Tomatoes. Rotten Tomatoes ka väga head hinded. Filmi eksperdid on seda hinnanud 86% 100 võimalikust ning tavavaatajad 93% 100 võimalikust. Ja siit liigume meie viimase filmi juurde, ehk siis top 6 viimas film on $1 Million tüdruk, $1 Million Baby. Nii nagu alustame filmist, mis mulle väga meeldib, siis ka lõpetame filmiga, mis mulle väga meeldib endale. Olen seda filmi vaadanud, väga-väga hea film. Minu arust üks meistriteoseid. 2004 aasta film on saanud IMDb-s 8,1% 10 võimalikust. Julgen öelda, et siin filmis on ka kohti, mis tõmbab võib-olla ka väikest klompi kurku. Tegemist on draamaga ja spordifilmiga. Ja filmi tootjariigiks on Ameerika Ühendriigid ning filmi keelteks on inglise ja iiri keel. Nii et tõenäoliselt ei ole väga subtiitrid vaja, sest iiri keelt on nagu nüüd ülemõistuse palju ka ei esinenud või arusaamatus vormis. Kuid kui tahad olla kindla peale välja minna, siis võid ka kindlasti subtiitrid jällegi otsida selle filmile ka juurde. Rotten Tomatoes on selle filmi kohta samuti positiivset hinnanguid andnud, siis filmi eksperdid hindavad seda filmi 91% 100 võimalikust ning tavavaatajad 90% 100 võimalikust. Et üsna ühtne arvamus on nii kriitikutel kui tavavaatajatel. Ja jällegi, kui mõlemad protsendid üle 90, siis kindlasti on hea mõte vaadata ära ka treiler nii heal filmil.
Do your best, Lord, to protect. Other than that, you know what I want. There's no use me repeating myself. Is it done? I owe you money. No, sir. I owe your mama. Thought you might be interested in training. I don't train girls. You can see the fox there pretty tough. Girly, tough ain't enough. There's magic of fighting battles beyond endurance. Magic of risking everything for a dream that nobody sees but you. Where's the girl? Jesus. Look in the bag, boss. I'm not your boss. Our bag's working you. nii vaatasime nüüd natuke pikemalt seda treilerit. Aga ma arvan, see oli seda väärt. Ja kui tahad vaadata need treilerid ja linke lähemalt, siis kindlasti on sul see võimalus selle postituse alt. Panen need lingid ka sinna. Tuletan meelde, et meie väga rangelt soovitame sul vaadata filme legaalsetest kanalitest, sest et ka filmitootjad vajavad oma töö eest tasu. Ning praegu on neilgi rasked ajad tänu sellele kriisile, et toeta kindlasti neid vaadates filme läbi legaalsete kanalite. Sellega tõmbame siis sellele nimekirjale joone alla. Järgmised nimekirjad järgmistelt filmimaailma inimestelt juba järgnevatel päevadel. Tšau!